Hello! Meie oleme teise kursuse fotograafia tudengid. Mina olen Inga. Mina olen Aka. Ja mina olen Mikk. Fotokunst on väga lai ala, siis igaüks saab valida endale sellise töömeetodi ja sellise praktika, mis tundub talle kõige huvitavam ja kõige mugavam. Saab vabalt töötada stuudios kogu aeg, aga neile, kes eelistavad teha midagi täiesti teistsugust, siis EKA-s on ka tehnikalaenutus ja varustusega saab käia ka väljaspool stuudiot. Meie osakonnas ei piirata kuidagi seda, kuidas sa oma eelistustele ja praktikale lähened, et siin saab ja võib teha nii loovaid asju, kui vähegi tahad. Kuna fotograafe on vaja ka igal pool väljaspool fotograafia osakonda, siis avaneb väga palju võimalusi töötada ka erinevate projektidega, see ei ole otseselt õppekavas. Täna me pildistame Anne Stiili jaoks fotolugu Erki peakorraldajast Michelle'ist. What he is not telling you is that they also have a cooking lab upstairs that everyone can use if they book it. Perfect for group dinners. Liigun oma puhkealasse, kus me praegu viibime, on siis vabade kunstide vaba ala. Foto, see puhkenurk asub siin, kus istub juhuslikult üks mu kolleeg, 3. aasta kolleeg Tobias. Ja Tobias, ütle palun 3 iseloomulikku sõna fotoosakonna kohta. Fotograaf võiks osata suhelda, võiks osata olla sõbralik inimene, sest et kui me siin võib-olla harjutame omaette, siis jah, me oleme üksinda, aga lõpuks, kui me päriselt kunagi midagi teeme, siis me oleme tiimis ja me peame arvestama teiste inimestega. Jutt on oluline, et ühesõnaga lõpuks need tööd võivad sul olla mis iganes, aga kui sa suudad need ära põhjendada, sa suudad need maha müüa, siis sa võid ka selfidega võib-olla sisse astuda. Minu jaoks üks ägedamaid kogemusi on ikkagi see värvilabor meil ja mustvalge analooglabor, ehk siis see on väga-väga cool asi, mida te saate kindlasti EKA-s õppida. Siin alles kooli tulles selgeks, mis on ava, mis on säriaeg, mis see 3. oli? ISO, jah. Et ma olin siiani teinud kõiki kõhutunde järgi. Ja ma soetasin alles koolis oma esimese digikaamera, nii et see on ka okei, et võid tulla ka telefoni kogemustega või seebika kogemustega või mis iganes. 3 lugu, mida ma kuulan, kui ma teen tööd, on Ivan Torni Renessanss, Sten Šeripovi Kus on Lenni näiteks, või Elekter või Paat, mis tulevad kõik Aurora filmist. Ja siis lisaks veel näiteks Claw, selline bänd, väga lahe bänd, Claw My Gemini. Mis peamine, EKA on lihtsalt lahe koht.